Võime vist alustada. Jah, jah. Tere siis ka minu poolt. Mina olen siis Berit Silvia Vaikre ja Tallinna Ülikoolis ka doktorant nooremteadur ja uurin doktoritöö raames siis koolijuhtide ja õpetajate soolisi uskumusi ja olen loomas siis soolist võrdsust edendavat kooliarendusprogrammi. Ja räägin siis natuke selle uuringu raames. Kuna see teema on täiesti esimest korda kooliuuringus, siis ma hakkan natuke kaugemalt ja laiemalt ja avan ka seda, miks üldse soolise võrdsuse teemaga hariduses peaks tegelema. Alustuseks natuke mõned mõisted, et sooline ebavõrdsus siis hariduse kontekstis on seisund, kus siis erinevast soost õpilastel on hariduses osalemise määra, ressurssidele ligipääsu, õiguste kasutamise, võimu või mõjujõu, tunnustuse ja muude hüvede osas erinevad võimalused. Et viitab siis sotsiaalsete kohustuste, vastutuse, õiguste ja võimaluste ebavõrdsele jagunemisele siis erinevast soost õpilaste vahel. Ja sooline võrdõiguslikkus või võrdsus on siis jällegi seisund, kus erinevast soost õpilastel on siis võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus haridusasutustes. Ja mainiks veel ka ära, et siis soolise võrdsuse eesmärk ei ole muuta siis kõiki õpilasi identseks või ühesuguseks, vaid tagada, et just nende juurdepääs õigustele ja võimalustele ei sõltuks nende soost. Ja siin ka mõned näited, et kus siis hariduses väljendub sooline ebavõrdsus, et erinevas juurdepääsus, õppeprotsessis, õpitulemustes ja ka haridusjärgsetes tulemustes, just karjäärivalikutes, mis neid ees ootavad õpilasi. Ja miks on siis vaja soolise võrdsusega tegeleda üldse hariduses? Et siin on mõned siis näited sellest, et meil on soolised erinevused siis akadeemilistes tulemustes, uskumustes ja ka õpimotivatsioonis. Et kui siit vasakult poolt vaadata, et siis keel, lugemine, kirjutamine, just see valdkond, et seal on tihti erinevates riikides tüdrukutel kõrgemad õpitulemused uskumuste poolest erinevalt, et nad ja väärtuste poolest, et nad leiavad, et see on ka neile võib-olla kasulikum või olulisem valdkond ja usuvad, et nad saavad seal ka paremini hakkama selles valdkonnas. Kui aga vaadata siit seda teist, siis matemaatika, teadus, sport, et seal on tihti erinevates riikides poiste õpitulemused kõrgemad ja siis sarnaselt ka, et nad usuvadki, et see valdkond on nende jaoks oluline ja väärtustavad seda ja arvavadki, et nad saavad seal paremini hakkama. Siis kolmandana siin on ka välja toodud, et on soolised erinevused enesetõhususes, et arvatakse, kuidas millegiga hakkama saadakse erinevates valdkondades ja ootused, et ja uskumused ootustega seoses, et millised ootused neile kas kooli vanemate väljaspoolt on nii-öelda peale pandud, et siis, et kuidas need siis mõjutavad neid. Ja siis ka neljandana siin saavutuse eesmärkide orientatsioon, et võib-olla kui sellised, et kui väärtustatakse ühte sellist valdkonna, ütleme näiteks, et matemaatikat rohkem, siis seda enam võib-olla tahetakse seal kuidagi hästi seda kõike selgeks endale saada ja tahetakse hästi areneda selles valdkonnas, aga kui niivõrd oluliseks ei pea seda enda jaoks, siis seda vähem sa võib-olla tahad lihtsalt seal ära sooritada, ära teha mingisugused eksamid või mingisugused harjutused, aga et ei näe selles suuremat väärtust tulevikus enda kasuks. Ja enesehinnang, et kuivõrd ka tajutakse seda, et mingis valdkonnas, et ma saan sellega nagu hakkama, ma olen nagu tubli tegija matemaatikas. Et siis sellistes kohtades on soolised erinevused. Ja nüüd siis nüanss siia juurde, et siia olen ma tegelikult siis ainult välja toonud need, mida uuringud on näidanud, et siis need erinevused on siis, mis tulenevad just õpetajate ja siis lastevanemate enda hoiakutest ja uskumutest, mis on siis näidanud, kuidas need on
õpilaste matemaatika tulemusi kui ka enda uskumusi ja väärtusi ja mõjutanud. Mille kaudu siis stereotüübid õpetajatelt õpilastele edasi kanduvad? Et loomulikult on siis otsene õpetamine, õpetamispraktikad, siis õpilaste erinev kohtlemine klassiruumis, aga koolikeskkonnas üldisemalt, läbi mudeldamise, mitteverbaalse käitumise, kehakeele ja siis ka õpingute ja karjäärisoovituste läbi. Ja siis mõned näited õpilaste siis erinevatest kohtlemisest, et mitmed uuringud on seda näidanud, et just tagasiside ja tähelepanu osas, et poistele pööratakse klassiruumis rohkem tähelepanu ja nende poole pöördutakse rohkem käskivas kõneviisis, korraldusi andes, soovides distsipliini hoida, kui aga teiselt poolt jällegi tüdrukutele pööratakse vähem tähelepanu, kui nad nii-öelda korda õpetaja mõttes rikuvad, et siis nendele ka võib-olla ei öeldagi sel hetkel veel midagi. Aga kui on võimalus, kui suheldakse tüdrukutega, siis jällegi on võimalus nendega ka dialoogi astuda, et nendega räägitakse, arutatakse rohkem mingil hetkel, et mitte niivõrd käskimas viisis. Ja võimalused rääkida, et pakutakse tegelikult klassiruumis poistele rohkem võimalusi rääkida ja poisid ka kasutavad neid võimalusi, millel rääkimis on ise rohkem ära. Siis õpilased ise, uuringud näitavad, et õpilased ise tunnevad, et neid koheldakse erinevalt klassiruumis ja Eesti kontekstis just transsoolised õpilased ja erineva soolise identiteediga õpilased kogevad siis füüsilist ja vaimset vägivalda nii kaasõpilaste, aga kahjuks ka õpetajate poolt. Ja siin on üks näide, et kui näiteks tüdrukute poole pöördutakse klassis harvemini kui poiste poole, et siis neilt oodatakse vähem osalust ja üldjuhul siis ka innustatakse vähem kaasa rääkima mingisugusel teemal. Ja siis, kui see tundubki nagu norm, et selliselt klassiruumis suhtlemine on sobiv, siis õpilased ei sea ka seda kahtluse alla, et kas seda tuleks kuidagi muuta. Et siin on ühe õpilase siis tsitaat ühest uuringust, kus ta on ise siis öelnud, et kui õpetajad küsivad küsimuse, siis vastavad poisid ja tüdrukud vait. Sellepärast, et me oleme eneseteadlikumad ja kardame, et näeme rumalad välja. Mina näiteks olen sageli vait, sest arvan, et ütlen midagi valesti. Poisid ei karda, nemad ütlevad, mida tahavad. Et see on, kuidas õpilane on siis tajunud seda olukorda. Mõned aspektid veel siia juurde, et miks soolise võrdsusega tegeleda hariduses. Et nagu ka need eelnevad näited ilmestasid seda, et õpetajate arusaamad siis soost kujundavad tugevalt siis koolipraktikaid, soostereotüüpide taastootmist, õpilaste enda tulemusi ja arusaama, milleks nad on võimelised, mis on nende potentsiaal. Ja ka uuringud näitavad, et juhtidel ja õpetajatel tegelikult puudub tõenduspõhine teave selle kohta, millist kahju võivad soolistele erinevustele keskenduvad praktikad põhjustada. Küll on välja selgitatud seda, et koolijuhid näevad end soolise võrdõiguslikkuse eestkõnelejatena Eestis. Samas säilitades, et need ikkagi toovad välja, et neil on erinevad ootused poistele ja tüdrukutele. Selline vastuolu. Ja teine vastuolu siin on, et juhid usuvad, et Eesti õpetajad siis toetavad soolist võrdõiguslikkust, aga jällegi õpetajate uuringud näitavad, et nad omavad väärarusaamu soolisest erinevustest õppimises ja õpimotivatsioonis. Et isegi kui siis ütleme nagu väärtustatakse seda ja nähakse enda rolli seal, siis kui minna juba täpsemalt vaatama ja küsima nende praktikate kohta või nende uskumuste kohta, siis need hakkavad need ebakõlad välja tulema. Nüüd selles kooliuuringus oli siis kaks sellist käsitlust. Üks oli siis soo sotsiaalkonstruktsionistlik käsitlus, mis siis tähendab arusaama, et sugu on sotsiaalselt konstrueeritud nähtus, mis siis kujuneb igapäevase suhtlemise kaudu teiste inimestega ja selles kultuuri kontekstis, kus parasjagu asutakse ja mida siis inimene mõtestab läbi oma isikliku perspektiivi. Et see kujuneb siis sugu
pidevate sotsiaalsete protsesside ja ka ajalooliste kontekstide kaudu ja mitte ei ole kaasasündinud või siis muutumatu. Ja teine käsitlus oli sooline essentsialism, mis on siis arusaam, et meeste ja naiste vahelised erinevused on sünnipärased ning neist tulenevad siis soolised ebavõrdsused on loomulikud, paratamatud ja ka ajas muutumatud. Et kaks sellist käsitlust ja kasutatud oli siis Schutzoni ja Kelmani instrumenti, kus oli Likkerti skaala 1-7, kus sai väidetega siis vastavalt nõustuda. Ja ühed väited siis selle sotsiaalkonstruktsionistliku käsitluse kohta olid siin 4 tükki. Esimeseks see, kuidas me ühiskonnas soost räägime, mõjutab seda, mida sugu tähendab. Teiseks, erinevused erinevast soost õpilaste vahel sõltuvad sellest, kuidas me soost räägime. Kolmas, on palju erinevaid aktsepteeritavaid viise, kuidas määratleda, mida tähendab olla tüdruk või poiss. Ja neljandaks, kui inimesed koos selle nimel töötavad, saavad nad mõjutada, mida tähendab olla tüdruk või poiss. Ja soolise essentsialismi all oli 2 väidet. Esimene siis, soolised erinevused algavad varajases eas ja ei muutu arengu käigus. Ja teine, inimese põhiolemus ei muutu, tema sugu mõjutab teda alati, olenemata sellest, mida ta teeb. Ja nüüd lihtsalt korraks panin siia ette, mis kujul need tulemused siis ka seal kodulehel on ja kuidas saab siis sealt uurima minna enda kooli tulemusi. Et siin all see soo-uskumus 1 siis viitab sotsiaalkonstruktsionistlikule käsitlusele ja siis vasakul pool on näha essentsialismi pooled ja samuti ka siis tähelepanu nende skaaladele jällegi pöörata, et 3,4 hakkab siin ja siin essentsialismiga läheb siis kuskil 5-ni ja konstruktsionistliku puhul 6-ni välja. Ja siis Eesti keskmised jäid kuskile siia 4,5 juurde, et korraks võtsin välja lihtsalt siis põhikoolide, täistsüklikoolide ja gümnaasiumi keskmised, et siin on siis näha, et kõige rohkem on siis sotsiaalkonstruktsionistlikke käsitluse tulemus, keskmine natukene siis pisut kõrgem kui siis sooline essentsialism, mis on siin näha siis põhikooli ja täistsüklikooli puhul ja gümnaasiumite keskmisel on siis näha, et essentsialistlikud uskumused on pisut rohkem, keskmine on pisut rohkem madalam kui siis põhikoolide ja täistsüklide koolide puhul. Ja mida siis tegelikult nende teadmistega peale hakata või mis see meile näitab? Et tegelikult varasemad uuringud on näidanud, et essentsialistlikud uskumused ennustavad siis stereotüüpsemaid karjäärisoovitusi õpetajate poolt õpilastele. Sooline essentsialism on positiivselt seotud seksismiga. Essentsialismi ja stereotüpiseerimise vahel on hästi tihe seos ja see siis kokkuvõtvalt annab meile märku, et soolise essentsialistlikud uskumused siis takistavad meie edusamme soolise võrdsuse poole liikumise ja pigem suurendab soolise ebavõrdsuse momente. Ja just ka vastupidi on siis näidanud, et sotsiaalkonstruktsionistlik käsitlus ja arusaam soost aitab siis liikuda soolise võrdsuse edendamise poole. Ja kui mõelda näiteks, mul on siin mõned näited koolidest, et mida siis kool sellest esialgsest tulemusest võib siit vaadata, ongi, siin on see üks põhikooli näide, et millisel keskmiselt, et kui palju oli siis sotsiaalkonstruktsionistlikke käsitlusi või essentsialistlikke, et siin on näha, et pisut on essentsialistlikke arusaamu keskmiselt rohkem olnud, siis need statistiline olulisus siin mõlema uskumuse puhul näitab siis seda, et selle põhikooli tulemused ei erinenud Eesti siis keskmisest oluliselt. Ja siis iga puhul on ka toodud välja see vastajate arv, et võib-olla see ei puutu ainult nüüd minu tulemustesse, aga üleüldse,
et iga kooli puhul tasub vaadata, et kui suur see vastajate arv oli, et saab teha mingisuguseid üldistusi või mõtteid oma kogu õpetajaskonnale. Ja siis standardhääl võib vaadata, kuivõrd erinevalt varieerusid nende tulemused. Nüüd, kui vaadata seda täistsükli ühe kooli näidet, et siin on sarnaselt siis näha, et essentsialistlike uskumuste keskmine on pisut kõrgem olnud siis kui sotsiaalkonstruktionistlike arusaamade puhul, aga siis essentsialistlikud arusaamad on siis statistiliselt oluliselt rohkem või suuremad kui siis keskmine, et kui me vaatame täistsükli kooli keskmisi siit, et oli 4,01, et siis selle kooli puhul on 4,77. Et siis see annab sellise vaate. Ja kolmas näide on siis ühe gümnaasiumi puhul, kus on juba näha kõrgem on hoopis siis sotsiaalkonstruktionistlikud käsitlused ja essentsialistlikud on madalamad ja mõlemad siis on Eesti keskmisest oluliselt erinevad. Et sotsiaalkonstruktionistlikke arusaamu oli oluliselt siis rohkem kui Eesti keskmisest ja essentsialistlikke oli siis arusaamu statistiliselt oluliselt vähem kui Eesti keskmisel. Ja siit ma jällegi siis kordaks natuke seda Pireti mõtet, et tasuks kindlasti omaenda kooli andmetesse sisse vaadata, küsida nõu, et mida seal veel täpsemalt vaadata, et kuhu poole õpetajate vastused mingites asjades lähevad, sest nagu varasemad uuringud näitavad, et mida rohkem on meil sellist ühtset arusaama ja sotsiaalkonstruktiivistlikke arusaamu soost, seda rohkem on meil võimalik oma haridusasutuses edendada soolist võrdsust. Et see oleks võib-olla minu selline põhisõnum siit. Ja võib nüüd küsida. Kuidas õpetajad tunnevad, kas neid koheldakse sotsiaalselt võrdsetena või ebavõrdselt? See on väga huvitav küsimus, see ei ole kahjuks kuidagi minu uurimisest doktoritöö raames. Kui ma olen ise lugenud uuringuid, siis võib-olla ma ei olegi leidnud selliselt vaatelt, aga kui ma juhtide kontekstis olen vaadanud erinevaid uuringuid, siis juhtide kontekstis tehakse küll seda hästi palju, et naisjuhid või meesjuhid, kuidas nemad ennast tunnevad juhtimise kontekstis ja just nagu kooli juhtimise näiteks. Kuna naisõpetajaid on rohkem ja mehed on nii haruldased, siis teadnud hakkab midagi nagu umama, aga kuidas tegelikult. Aga igatahes see on väga, väga põnev vaatenurk. Jah, aga mul ei ole praegu selle kohta siin midagi ette näidata. Kas Zoomist on mõni mõte? No, ei ole. Äkki tuleb ja siis me saame pärast ka arutada selles üldises ringis. Jah, olen olemas. Olen siiski olemas.